Tänases saates rändame ajas tagasi paika, mis on meie arusaame inimkonna ajaloost täielikult segi paisanud. See on Göbekli Tepe. Okei, alustame kõige olulisemast. See paik Kagu-Türgis on uskumatult 12 000 aastat vana. Mõelge korraks sellele. See on tuhandeid aastaid vanem kui Egiptuse püramiidid või isegi Stonehenge. Ja siit lähebki asi tõeliselt müstiliseks. Selle ehitasid kütid-korilased. Inimesed, kes ei tundnud veel põlluharimist, metalltööriistu ega isegi mitte potsepa ametit. Nii et suur küsimus on, kuidas nad suutsid ehitada midagi nii massiivset. Nii et jah, selles analüüsis me vaatamegi läbi selle uskuvõtu müsteeriumi erinevaid kihte. Alustame sellest, mida me teame, liigume edasi esimeste suurte teooriate juurde ja jõuame välja kõige üllatavamate spekulatsioonideni. Lähme kõigepealt tagasi aastasse 1994. Arheoloog Klaus Schmidt avastab künna, mille kohta ta saab kohe aru, et see pole lihtsalt küngas. See on midagi hiiglaslikku, midagi kiviajast. Ja mis sealt maa alt välja tuleb, on lihtsalt vapustav. Kujutage ette neid massiivseid teekujulisi kivihiiglasi. Mõned kaaluvad kuni 500 tonni. Need on täis nikerdatud metsigade, rebaste ja raisakotkaste kujutisi. See avastus seadis kohe kahtlusele absoluutselt kõik, mida me arvasime teadvat teapaljulooliste inimese võimetest. Nii et mis see siis oli? Vaatame esimest suurt teooriat, mis vallutas maailma. Schmidt ise pakkus välja idee, mis oli, ausalt öeldes revolutsionaarne. Ta ütles, et Göbekli Tepe oli maailma kõige esimene tempel, rändavate küttide korilaste jaoks püha kohtumispaik. Ja siin ongi see konks. See narratiiv pööras kõik pea peale. Tavaliselt arvatakse, et kõigepealt tuli põllumajandus ja siis tekkis religioon. Aga see teooria väidab vastupidist. Religioon tuli enne põllumajandust. Et vajadus seda templi ehitada ja siin koguneda sundiski inimesi põldu harima hakkama. Aga nagu teaduses ikka, ei jäänud see lugu kauaks püsima. Uued uuringud hakkasid maalima hoopis teistsugust pilti ja see esimese templi teooria hakkas vaikselt murenema. Ja nüüd hakkavadki asjad huvitavaks minema. Esialgne lugu rääkis, et see asus kõrgel mäetipul, justkui majakas. Aga uuemad uuringud näitavad, et tegelikult mitte. See asus hoopis madalamal platool ja need suured ehitised olid lohkudes, mis tegi need paigad kõige halvemini nähtavateks osadeks. Täielik vasturääkivus, eks selle? Ja see pole veel kõik. Ka teised selle esialgse loo osad on hakanud lagunema. See jutt massiivsetest pidusöömingutest ja õllepruulimisest, et ehitajaid motiveerida, sellele pole lihtsalt tõendeid leitud. Ja selgub, et Göbekli Tepe polludki nii ainulaadne. Lähedusest on leitud teisigi sarnaseid paiku. Nii et mis siis, kui see polnudki mingi vaimne keskus? Mis siis, kui põhjus oli palju praktilisem? Uus teooria pakub, et asukoht oli lihtsalt ideaalne paika sellide küttimiseks nende rändeteede ristumiskohas. Hoidke nüüd kinni, sest siit läheb lugu tõeliselt kummaliseks. Samal ajal, kui mõned teadlased otsisid praktilisi seletusi, vaatasid teised nikerdusi ja leidsid sealt sõnumi kosmosest. On olemas teooria, et üks kuulsamaid sambaid, nimetatud raisakotkakivi, pole lihtsalt kivi. See on tähtekaart. Nikerdused ei ole lihtsalt loomad, vaid tähtkujud. Ja nende paigutus tähistab üht kindla kuupäeva ja üht katastroofilist sündmust, mida sümboliseerib peada mehe kuju. Ja see kuupäev, see pole juhuslik. See langeb täpselt keset noorema Trüüase perioodi. See oli ootamatu ja katastroofiline kliima jahenemine, mille võis põhjustada komeedi kokkupõrge. Selle teooria järgi on raisakotka kivi mälestusmärk ühele laastavale sündmusele inimkonna ajaloos. Ja kui me juba räägime katastroofidest, siis see avab ukse teooriatele, mis on veelgi radikaalsemad. Mis siis, kui Göbekli Tepe ei olegi küttide korilaste ehitis? Mis siis, kui see on pärand mõnelt kadunult kõrgelt arenenud tsivilisatsioonilt? Vaatame mõningaid asju, mis lihtsalt ei klapi selle küttide korilaste looga. Näiteks on leidud klaasistunud kivi, mis viitab ülikõrgele kuumusele. Või siis on avastatud, et ehitajad valisid teadlikult teatud tüüpi basalti, millel on erilised akustilised, laulvad omadused. Sellised anomaaliad lihtsalt ei sobi pildile. Ja just siis, kui te arvasite, et asi ei saa enam veidramaks minna,
uurijad on leidnud hämmastavaid sarnasusi Türki ja tuhandete kilomeetrite kaugusel asuva Peru iidsete ehitiste vahel. Sama ehitusstiil, sarnased materjalid ja mis kõige kummalisem, mõlemal pool maailma on viiteid Orioni tähtkujule. See viitab justkui mingile iidsele globaalsele ühendusele. Okei, võtame korraks hoo maha. Meil on siin laual mitu täiesti erinevat lugu. On akadeemiline, maalähedane seletus, on kosmilise katastroofi teooria ja on lugu kadunud tsivilisatsioonist. Mida see kõik meile tegelikult ütleb? Ja siin ongi ehk see kõige sügavam mõte. Võib-olla polegi ühte ja ainsat õiget vastust. Võib-olla on Göbeklite P lihtsalt peegel. See näitab meile, kuidas meie ise püüame mõtestada minevikku ja luua lugusid, mis sobivad meie enda maailmapilti. Nii et küsimus jääb õhku. Kas see on iidne jahipaik, mälestusmärk katastroofile või jäljend kadunud kuldajastust? Iga teooria näitab, kuidas me püüame mõtestada minevikku, mis on palju keerulisem ja salapärasem, kui me kunagi ette kujutasime. Tõde on see, et me alles hakkame õppima, kuulama, mida neil iidsetel kividel on meile öelda.